Kuule, aga palju õnne sulle, Ivo. Ma tänan. Palju Sinule õnne. ka. Ahah, mille puhul sa soovid? Ma soovin selle puhul, et meil täitus täna siuke väga ilus ja ümmargune number nimega 10. Oi, Ma ei tea, kas numbritel on nimed, aga igatahes meil on osa nüüd X. Kui me läksime Apple, siis me siin peatuksime ja kõik järgmised osad oleks 10.1 näiteks või nagu siuksed ainult väikesed täiendused, väike lihv formaadile. Igal juhul meie X-osa on lõpuks ameti käes. See tähendab seda, et järelikult meile ikkagi meeldib seda saadet teha, et me oleme siiamaani jõudnud. Mul on ka siuke tunne, 4 kuud on täis saanud, eks ole, see on nagu siuke korralik karjääri inimese prooviaeg, eks ole, et nüüd on see otsustuspunkt, et kas lähed edasi või on läbi, kõik läbi, aga mul on tunne, et ärme vist läbi. Ei, ma ei tea, ärme tee pikka juttu või tegelikult, sest et olgem ausad, tegelikult on aeg lõpetada. Vaata, hea on lõpetada tipus. Tõsi, kui me võtame nüüd eelduseks, et me oleme jõudnud tippu, siis on tõesti võib-olla aeg otsad kokku tõmmata. Nii et siis lõputiitrid, keda me täname selle käidud teekonna eest. Evat kindlasti, et ta on talunud meid hetkedel, kus ta võib-olla tahaks toimetada kodus ja teha mingeid omi asju, et siis me lihtsalt hõivame elutoa, ei luba tal rääkida ega muid asju teha, mis tekitaksid heli. Kead peaks tänama minu elukaaslast. Ma olen nagu ütleme ikkagi ebamugavusi valmistanud. No oled päris kõvasti, ma olen noor isa ikkagi, aga sinu pärast ma sõidan oma kodulinnast ära, eks ole. Tundideks, jõuad väga hilja õhtul. Just, vahel ei jõuagi koju võib-olla ja et see on päris karm lugu tegelikult, et neid tagajärgi ma veel, seda kõike ma veel heastan aastaid, ma arvan. Ja mul on tunne, et kui me jätkaks, siis see võiks nagu ainult süvendada neid probleeme ja ma peaksin tundma ennast süüdi noore pere elu rikkumises ja ma ei taha tegelikult seda süüdi enda peale võtta, nii et võib-olla see X ongi nagu, X on lõpp, eks ole. Nagu X, mingis nomenklatuuris. Mingit pidi vaadata X-i, siis see ongi nagu siuke rist, eks ole, et põhimõtteliselt, ma ei tea, tänase osa nimi on siis hauaplats. Kõlab väga morbiidselt, mulle ei meeldi see, võib-olla peaks ikka jätkama, ma ei taha seda hauaplatsi nime lihtsalt. Tunne, et see juba nagu rikub ära. Aga X samas kõlab väga nagu edasiminevalt või futuristlikult alati, eks ole, nagu see Tesla X-model, eks ole, on mingi tohutult nagu futuristlik auto ja selline arenenud masin. Nii et okei, popkulturistid X, olgu, teeme siis edasi ikkagi. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, minu nimi on Jim Ashilevi. Ja te kuulate? Popkulturistid X-editionit. X-edition. Popkulturistid 10. Jah. Mis su number on? 10. Mingisugune siuke YouTube'i viral video oli ka kunagi, kus röögiti 10. Või see oli mingisugune sketš, mis televiisorist kolis YouTube'i edasi. Mirtel Pohla hõikas seal Ossi kombel 10. Mis su number on? Ja. Jan Uuspõld ja Mirtel Pohla olid seal. 10, jah. Mul tuleb ka see meelde. Ma mõtlen, et praegu on kuidagi väga üheteemaliseks läinud, et see number 10, et kas meil tegelikult ka millestki rääkida täna on? Või läheme me kuidagi niimoodi? Kas sa tahad, ma teen selle sujuva ülemineku? Jaa. Vaata, naljakas on mõelda, kuidas aeg liigub, eks ole, et alles me alustasime selle saate tegemist, samas kuna aastaaeg on ka juba vahetunud siin ja tõesti on pime ja külm juba võrreldes selle ajaga, kui me seda saadet alustasime, siis on tunda, et aeg ikkagi liigub muudkui edasi ja aega peatada ei saa ja selle kõige käigus me oleme sinuga ju tegelikult vanemaks saanud ka. Oleme. Loodetavasti ka targemaks, on ju tegelikult ei ole, aga lihtsalt, et me oleme vananenud lihtsalt niimoodi bioloogiliselt, et mentaalselt sinna midagi nagu juurde pole tulnud kahjuks. Aga kui palju sa mõtled üleüldse vananemise peale? Kas see on mingisugune asi, millega sul on mingisugune nagu aktiivne suhe? Ma arvan küll, mulle tegelikult kogu see vananemise kontseptsioon on alati väga meeldinud. Või ma ei tea, kuidas alati on võimalik öelda, aga ütleme viimastel 10 aastal kindlasti. Vaata, sa juba teismelisena alustad kuidagi soovist olla see natuke vanem ja saad 18 ja siis saad sinna 20-ndatesse ja alati see vanemad tunduvad kuidagi väga siuke vanemad inimesed sinust. Kui vana sa praegu oled? Oota. Kes seda enam mäletab? 29. Et nüüd on sellest 18 on juba 11 aastat edasi mindud, eks ole, et on see nii-öelda täisealine kodanik
enamik oldud, aga ma mäletan jah, et näiteks akadeemias ka kindlasti vaata väärtustatakse vanadust ja kui sa tahad kuidagi mingit autoriteeti omada või kuidagi nagu, et sind kuulatakse, siis mul on alati siuke kompleks olnud natuke sellega, et ma olen noor ja minu arvamust ei võeta kuulda sellepärast, et ma olen noor ainult. Et noh, kõik noored muidugi arvavad nii, et nende rumalaid arvamusi ei võeta arvesse ainult sellepärast, et nad on noored, muidu nad oleks täiega geeniused, et mul on ka kindlasti see kompleks olnud ja läbi elatud, et ma kunagi naljatasin, et ma kasvatasin omale habemett, et siis ma paistan nagu vanem välja, inimesed võtavad mind tõsisemalt. Kahjuks oli see ka tõsi suhteliselt. aga no mis sa teed, eks ole, nii see maailm on. Aga jah, vananemine on hea, ma sünnipäeviga alati tähistan ja ühel või teisel määral ja pean seda kuidagi positiivseks, et noh, jällegi üks aasta ju kauem elatud, see on ikkagi siuke elu pidustus. Aga kui palju sa päriselt mõtled vanaduse peale, sest et praegu mõnes mõttes on ju meil mõlemal, noh, mina olen 32, ma olen 3 aastat siis vanem kui sina, aga siiski me oleme noored inimesed ja seni, kuni sa oled tõesti füüsiliselt, bioloogiliselt noor, on aeg nagu teise tähendusega või vananemine on teise tähendusega. Et kui me sinuga mõtleme vananemise peale, siis me ei mõtle esmajoones mingite haiguste peale ja mingisuguste muude füüsiliste vaevuste peale, mis paratamatult on tulekul. Et vananemine pigem tähendab lähenemist mingisugusele siuksele küpsusele, mingisuguste sihtide ja soovide selginemisele. Ühesõnaga, et ta on selline nagu positiivselt laetud nähtus või, ma ei tea, nähtus vist ei ole õige sõna, aga igal juhul, et sellega kaasneb vähe sellist halba või mis? No kahjuks ma mõtlen haigustele küllaltki palju, mis ei ole võib-olla nagu normaalne käitumine noore inimese puhul ja ilmselt ka mitte väga positiivne käitumine. Kas see on professionaalne kretinism nii-öelda? Ametihaigus? Või noh, võib-olla, ma ei tea, kindlasti on mingi osa sellest on, aga noh, ma saan aru küll, mis sa mõtled, et see vananemine praegu ei ole selline teema, kus ma peaksin väga palju muretsema oma nagu sellise tervisekatastroofilise nagu tulemi pärast või kuidagi, et see nüüd väga-väga halvasti iga aasta, mis juurde tuleb, mu tervist halvendab, aga üks hetk see ilmselt ju kätte jõuab, kui just vahepeal ei leiutata mingeid väga geniaalseid tulevikutehnoloogiaid, mis võimaldavad meil lõputult elada või midagi. Aga kas sa haaraksid võimalusest ja elaksid lõputult, kui see oleks võimalik? See tundub nagu, ma arvan, et see on üks nendest ahvikäpa lubadustest. Mis? See on mõnda aega, sa ei ole minust seda nagu eesti keele edasiarendamist väga harrastanud, aga nüüd selle juhtus, mis asi, ahvikäpa lubadus? See kõlab väga lahedalt. Kõlab tõesti. Mis see on? See kontekst võiks tulla niimoodi, et Simpsonites oli kunagi üks siuke osa, kus Homer sai endale ühe ahvikäpa ja sellega sai soove teha. Iga sooviga kaasnes siis mingisugune halb asi, et noh, nagu see soov läks täide, aga see kuidagi tõi kaasa endaga mingi needuse. Ja mul on selline tunne, et see igavene elu või kuidagi selline igavene tervis või see on ka selline asi, millel on ilmselt, noh, kindlasti on inimesi, kes mulle juba praegu suudaks ette lugeda miljon põhjust, miks on ülimalt halb mõte ja nii edasi, aga mul on siuke tunne, et see on üks nendest asjadest, mis tundub nagu jube hea, aga tegelikult on nagu halb. Et siis ma nüüdsest ristin selle ahvikäpa lubaduseks. Muide, ega ma ka ei tea vastust sellele küsimusele või no okei, ma tean, et mul on uudishimu tuleviku vastu alati areng ja tulevik, need kuuluvad minu lemmikteemade hulka ja selles mõttes, noh, mulle meenub näiteks üks lõigukene Douglas Coplandi romaanist Microsurfs, kus see jutustaja oma blogisse tegi trükivea, et ta tahtis kirjutada vist, et aasta, ma ei tea, 3200 ja siis pani ühe üleliigse nulli sinna, nii et oli 32 000 ja siis ta nagu kuidagi tal peas käis korraks siuke krõks, et ta mõtles, et issand, et ma tegin nagu nii väikse siukse näpuvea, aga mida see päriselt ajas tähendab, noh, et tegelikult on mõeldav ju, et samamoodi nagu on tulekul aasta 3200, on tulemas ka aasta 32 000, vahet ei ole, kas meie oleme siis siin või ei ole, noh, meie all ma mõtlen siis nagu inimkonda või, aga et see aeg on nagu, see aeg on nende võimalike aegade seas olemas praegu kuskil seal horisondil terendamas ja see kunagi tuleb, et
et samamoodi ma väga armastan mõelda tuleviku peale või kuidagi mulle meeldib see tuleviku hõng ja sellepärast ilmselt mind kisub ka tehnoloogia poole ja muu sellega seonduva poole, et ma tunnen, et seal on see püüdlus või see nälg nagu arengu ja tuleviku järele kuidagi kõige tajutavam ja seal ma nagu peaaegu nagu vahel tunnen seda, et nüüd jälle tuli kätte, vaata nüüd, nüüd me jälle läksime sammu võrra edasi ajas kuidagi tsivilisatsioonina või olenditena, aga ma arvan ka nagu sinagi, et siin see ahvikäpa needus kindlasti mängib ka oma rolli, et Lubadus, Lubadus, ta ei ole vabandust. veel, vaata see needus on see, mis Nagu juurde, see on see ahvikäpa pool, see positiivne pool peab ka olemas olema. Okei, aga kui sa tahad saada aimu, mis tunne võib olla elada peaaegu et igavesti, siis ma soovitan sulle tegelikult Anne Rice'i romaane. Ma ei tea, kas sa oled nendega jõudnud tutvust teha. Ja ma tegelikult üleüldse ei tea. Microsurf kõlab väga huvitavalt, see kindlasti on raamat, mis räägib imepisikestest surfaritest. Ei, surf nagu S-E-R-F-S, surfs. Seda ma isegi ei tea. Ja see on ingliskeelne sõna, mis kui ma nüüd pange ei pane, siis see tähendab põhimõtteliselt nagu, mitte nagu ori päris, aga siuke nagu, ma ei tea, sunnitööline või siuke pisiteener või? Pisiteener. Ma ei oska seda kõige korrektsemat vastet tuua, aga põhimõtteliselt see tähendab siukest nagu orjalaadset, siukest pisikest nagu askeldajat. Aga raamat mikrosurfaritest võiks ikkagi olemas olla. Aga see raamat võib sulle sellepärast meeldida, et ta tegelikult on paralleel sellisele Microsofti tõusuaja, ma ei tea, zeitgeistile, et ta tegelikult on otsene viide või siuke väga, väga õrnalt varjatud viide Microsoftile, et tegelikult see raamat... kuidas aeg on muutunud, sest tänapäeval kirjutatakse sarnaseid raamatuid Facebookist. No võt, aga jah. Vanasti oli Microsoft selle nii-öelda suure korporatsiooni, kes võtab maailma üle selline kuvand ja nüüd on see Facebook. Lihtsalt mul kuidagi praegu tuli see pähe, sest mingi aeg tagasi siin mu kodust käis läbi üks raamat, mida mu naine luges ja siis seal oli kuidagi see teema oli sisse põimitud, et seal oli nagu siuke korporatsioon nagu Facebook ja see on nüüd siis maailma kuidagi väga, väga halvasti üle võtnud. Ja sellega seoses on tulekul ka Adam Curtis'e uus dokumentaalfilm, ma nägin selle treilerit Vice'i ajakirja kaudu või selle portaali kaudu, kus tema siuke väide või probleemi asetus seisneb selles, et me kõik käime tööl, seal kus me käime tööl, aga see on fake töö, sellepärast et me kõik tegelikult töötame sotsiaalmeedia suur institutsioonide heaks, et me oleme kõik nende töölised ja shoppamine on see, mida me päriselt nagu, mis on meie tööülesanne. Ühesõnaga, et ma ei hakka saada raha shoppamiseks ja siis jah, ja tegelikult nagu oravad rattas. Ühesõnaga, mitte sinna ma ei tahtnud jõuda oma jutuga. Tahtsin öelda seda, et mis su suhe vampiiridega muidu on? Leige? Või vägagi leige. Ma ei ole kunagi nende vastu väga sügavat huvi tundnud, samamoodi nagu zombide, et need kuidagi tulevad ja lähevad. Sa oled rohkem nagu libahundi mees või? Ka libahundid pole mulle kunagi, üldse need erinevad mütoloogilised olevused pole mulle kunagi väga ligitõmbavad olnud. Ma ei teagi, tulnukad on kuidagi põnevam teema. Ma mäletan lapsepõlvest X-Filesi osade vaatamist ja siis pärast ma ei saanud magama jääda ja raske oli ja nii edasi. Aga X-Files oli ikka nii põnev, et sa ikka pidid seda vaatama, hoolimata sellest, et su vanus vist ei olnud päris nagu pädev veel seda kõike hindama. Ma olen sinuga selles mõttes samas paadis, nagu ikka, nagu 95% juhtudest või puhkudest ma olen sinuga ühes paadis, aga jaa, et see X-Filesi järellainetus või see järelmeeleolu on mullegi väga tuttav, see kuidas selle osa meeleolu jäi sind saatma veel õhtul hilja ja kuidas veel nagu enne uinumist kuidagi oli see imelik tunne sees nagu, et mis siis, kui ja harilikult see, mis siis, kui oli seotud kuidagi maavälise eluga, eks ole. Aga et ka mina ei ole kunagi olnud vampiiride huviline isegi mitte või kuidagi kogu see stiil või see esteetika selle juures on tundunud mulle natukene nagu siuke, noh, siuke nagu vanamoeline.
ja Ei tea. ta on vana, ta on kuidagi, võib-olla lääge on see õige sõna või? Et see elegants ja see kuidagi see sihuke mingi kuld ja sihuke nagu peenutsemine nagu, mis kuidagi justkui käib kaasas siukse vampiirikultuuriga. Et see tundus mulle kuidagi veider, noh siuksed mingid pikajuukselised, siuksed nagu vanamoeliste riietega sellised poosetavad vampiirimehed kahvatute näonahkadega, kes nagu kuidagi siis, ma ei tea, koketeerivad koos, joovad karikast verd, noh mis siis, vahet ei ole, on ju, et mind ei huvita. Tavaline reede õhtu. Et aga ma pean sulle tõesti ütlema väga tõsiselt, et Anne Rice, loe Anne Rice'i. Et Anne Rice'i käsitlus vampiiridest, ma ei ole teda ka nüüd nagu palju lugenud, aga ma tegin vähemalt algust, et ma hakkasin, sest et ta on ju ülimalt produktiivne vampiirikirjanik olnud, ta on muidu ka palju raamatuid kirjutanud, aga see vampiirivärk on teinud temast selle maailmakuulsa autori, kes ta tänaseks päevaks on. Ja see kõik algas raamatuga Intervjuu vampiiriga. See on ilusti eesti keelde tõlgitud, ma ei tea, kui ilusti see eesti keelde on tõlgitud, aga ma lugesin originaalis, aga see on olemas eesti keeles. Interview with the Vampire, mis on filmiks ka tehtud. Õnneks ma seda filmi ei ole näinud, ma ütlen õnneks sellepärast, ma olen kuulnud nagu valdavalt halba. Seal filmis mängisid Tom Cruise ja Brad Pitt vampiire. Nad olid siis noored. Ma olen ka vist kuulnud sellest filmist ja noh, sellest raamatust kindlasti olen kuulnud ja kirjanikust, aga mul on ka tunne, et ma pole seda filmi vist vaadanud või huvigi tundnud selle vastu. Kuidagi juba see nimi Intervjuu vampiiriga on piisavat minus nagu seda huvi ei tekiks. Ma tean, kui see film välja tuli, ma arvan, et ma käisin võib-olla mingi 4.-5. klassis ja see tundus mulle täiesti asi, mis mind nagu absoluutselt ei huvitaks. Et noh, tõesti mis pealkiri see on, Intervjuu vampiiriga. Et kui sind ei huvita vampiirid, juba on nagu halvasti ja kui sa paned nagu intervjuu, see kõlab umbes nii, nagu sa läheksid nagu mingit järeltundi tegema kinno põhimõtteliselt, sa lähed kuulama mingit pikka intervjuud kellegagi, kes sind ei huvita absoluutselt. Aga see romaan on kindlasti üks vägevamaid teoseid, mida ma olen elu sees lugenud. Ta on nii kõrge kvaliteediga kirjandus, ta on kirjutatud jube intensiivselt, jube nagu ilusas keeles ja see on nii puudutav lugu ja ilmselt tänu sellele, et mul olid need ootused ka nii madalal, oli see üllatusmoment ka suurem, aga kuna ma olin sirvinud varasemalt natukene Anne Rice'i raamatuid, siis see, mis mind tõmbas tema poole, oligi puhtalt see, et võt see tema keelekasutus, seal oli midagi, mis oli nagu paeluv. Et see oli midagi erilist, ma tajusin selle nagu juba mingite väikeste lõikude pealt ära ja lõpuks, kui ma selle Intervjuu vampiiriga läbi lugesin, siis ikka see oli suur elamus. Ja tõesti, ja mida see raamat teeb, ongi põhimõtteliselt see, et ta nagu ei jää nautlema nagu selle mõnusa vampiiri mingisuguse ma ei teagi, ta lihtsalt ei naudi iseennast, on ju, nii nagu võib-olla need Twilighti seeria raamatud pisut kipuvad tegema, ma ei ole, tõele au andes ma ei ole neid raamatuid lugenud, aga ma näen, mida see filmitriloogia või kas sa oled neid filme vaadanud? Ma olen näinud esimest, ühesõnaga jah, et see kõik nagu paistab olevat nagu märksa imalam, et Intervjuu vampiiriga on selles mõttes nagu hästi tõsine ja tegelikult ta annab hästi realistliku pildi sellest, et mis tunne on muutuda vampiiriks ja mida see võiks tegelikult tähendada inimesele, et ta ühel hetkel kaotab oma selle inimlikkuse või inimsuse ja muutub vampiiriks, et mida see tegelikult tähendab, kui sa pead nägema, kuidas kõik su lähedased vananevad, surevad, kaovad, keegi ei mäleta neid, kuidas sa lihtsalt elad sajandist sajandisse põhimõtteliselt üksi, mingil määral nagu omataoliste seas, selles mingisuguses ringkonnas, nagu sa suhtled inimestega, aga kokkuvõttes sa oled justkui määratud mingisugusesse igavesse ellu, mis omakorda toob kaasa mingisuguse nagu ränga üksilduse, mingisuguse sellise kirjeldamatu eraldatuse ja nagu üksi olemise või et ma väga soovitan seda raamatut lugeda. Kõlab tõesti väga huvitavalt. Mul tuleb sellega meelde üks Douglas Adamsi tegelane, mis ta oma selles Pöidlaküüdi reisijuht Galaktikas triloogias oli kirjutanud, et Douglas Adamsi universumis oli neid inimesi või neid olendeid, kellel oli igavene elu, neid oli olemas. Aga need olid kõik sellised olendid, kes olid sündinud igavese eluga.
eluga, et nad olid nagu loodud või tulnud ellu elama igavesti ja nad olid sellega nii-öelda seetõttu ka leppinud, see oli nagu osa nende elust ja nad said sellega hakkama. Aga siis oli üks tegelane, kelle nimi mulle kahjuks praegu ei meenu, kes oli kogemata saanud igavese elu. Kuidagi seal mingi katse oli valesti läinud ja keegi ei ole suutnud seda katset uuesti korrata, nii et tema on nagu selles universumis siis ainuke olend, kellele juhtumisi nagu, kes sai nagu selle needuse endale kaela, et tal on nüüd igavene elu, et just tema mõttes oli see needus, sest tema ei olnud sellega harjunud, ta ei olnud sellega arvestanud ja tema elu see nagu mõnes mõttes rikkus ära. Ja mida ta siis otsustas teha oma igavese eluga, oli see, et võtta ette absoluutselt kõik olendid universumis, kes on kunagi eksisteerinud ja solvata neid. et seal, ütleme selles triloogia siis 5. raamatus oli põhiliselt see teema, et ta kuidagi nagu paar korda käis sealt läbi ja oligi umbes niimoodi, et Arthur Dent oli seal kuskil kriketi väljakul, vist järsku tuleb mingi tulnuka laev, tuleb maandub, tulnukas tuleb välja, sõimab teda ja läheb minema. Et see oli nagu see teema, aga siis selles triloogia 6. raamatus, mida ei kirjutanud enam Douglas Adams, kirjutas Eowyn Colfer. Seal oli siis sellel tegelasel nagu ka siuke keskne roll. Ma ei tea, kas sa oled seda viimast raamatut lugenud, see üldiselt, kuna ta ei ole Douglas Adams enda kirjutatud ja paljude fännide meelest ka juba 4. ja 5. raamat olid kuidagi siuksed, mitte päris enam nii head, siis seda 6. raamatut nagu ka väga ei hinnata, aga seal oli sellel tegelasel nagu palju huvitavam storyline. See oli päris kihvt. Aga ma pean tunnistama, et mulle väga meeldivad sellised kirjanduslikud käsitlused igavesest elust ja surmast ja nii edasi, aga kui ma hakkan nagu reaaleluliselt mõtlema selle peale või kuidagi hakkan ennast, mingitel hetkedel, kus see mõte tuleb ilma sellise kunstilise filtrita külla, siis on 2 varianti, et ilmselt neid variante on rohkem, aga valdavalt peamiselt siis sõltub meeleolust, ma kas muutun nagu väga ärevaks või tekib nagu siuke tõesti nagu siuke sandistav hirm, et tõesti, et see elu absurdsus nagu on liiga, et see on rohkem, kui ma nagu välja kannatan, et see mõte juba iseenesest on üle taluvuse piiri, mõtte kaduvusest või suremisest. Aga samas nagu on ka teisi hetki, kus mulle tundub, näiteks siin praegu sinuga koos istudes seda Porto veini limpsides, tundub mulle, et tegelikult suremine, võib-olla meil on lihtsalt nagu vale ettekujutus surmast. Surma me kipume nägema nagu millegi lõplikuna. Okei, see sõltub ka sellest, et kas inimene on mingit usku, milline see maailmavaade on. Milline see maailmavaade on, nagu me eelmises saates rääkisime, et igalühel on oma opsüsteem, eks ole, mille järgi ta siis kõike seda olemasolevat tõlgendab, aga sellegipoolest, et fakt on ju see, et ega energia ei teki ega kao, on ju, ja tegelikult see, mis meie oleme, see on ju, me oleme sellised energiakogumid või mingid ainete kogumid ja see aine ju ise, ega ta nagu ei haihtu, on ju, et ja võib-olla kokkuvõttes see, et meie kehadest saab hiljem midagi muud ja siis veel midagi muud, et see siuke lõputu remiksimine kokkuvõttes, et see kõik kokku ju on samamoodi elu või et jah, me ei saa enam oma kehas ringi käia, me ei saa teha neid toimetusi, mida me teeme oma elu vältel, me ei saa suhelda nii, nagu me suhtlesime ja nii edasi, aga me ise, et siin ongi vist see küsimus pigem selles, et kas minu maise eluga lõpeb minusus ära või see kandub edasi lihtsalt teistesse vormidesse ja tegelikult praegu siin sinuga istudes mulle tundub, et aga miks see peaks kuskile kaduma, mul ongi siuke, et see kõik ju, see tuba, mis meid ümbritseb, kõik need materjalid, selle mikrofoni, standi, metall, selle laua, puit, et see kõik on siuke elus vibreeriv aatomite, molekulide nagu mass, mis on lihtsalt leidnud mingisuguse erineva kuju ja mina siin juhtumisi olen praegu sellise kujuga, aga kokkuvõttes mitte miski siin ruumis ju ka ei kao. Jah, see laud sellisel kujul kaob ühel hetkel, see mikrofoni stand kaob ühel hetkel,
aga see muutub millekski muuks. See on see ilus mõte, mis, ma ei tea, võib-olla enne teda ka keegi, aga kuulsaks tegi selle Ameerika füüsika ja teaduse populariseerija Neil deGrasse Tyson, et we're all made of star stuff. Et tegelikult, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis oli see Carl Sagan, suur teaduse populariseerija füüsik enne teda, kes selle we are all star stuff nagu välja ütles, et me kõik oleme sündinud päikesest, need materjalid, mis meie sees on sündinud nendest vesiniku peal töötavatest suurtest termotuumareaktsioonidest ja need raskemad elemendid sealt on ka tulnud, et see on niisugune ilus mõte tegelikult küll. Ja juba Joni Mitchell laulis We are stardust. Huvitav, kumb see oli enne, kas oli Carl Sagan või Joni Mitchell? No vot, aga igal juhul Moby laulis seda palju hiljem kui nemad kaks. Noh, Carl Sagan küll ei laulnud seda, võib-olla laulis oma üks väga geniaalne YouTube'i kanal on Melody Sheep, kes on võtnud siis erinevatest teadusdokumentaalidest siuksed erinevad teaduse populariseerijad ja lõiganud selle kokku koos Melodyniga üle käinud ja pannud nad kõik laulma, see on väga äge. Ma mäletan, see oli ka siuke, ma olin jõusaalis üks hetk aastaid tagasi, kui ma veel käisin vahel jõusaalis, et siis ma kui sul veel vaja oli seal käia, sest nüüd sa oled Beefcake! Jah, kuulajad ei näe sind, aga kui nad vaid näeks, ega siis see pilk ära ei läheks enam. Aga oh god, me poleks pidanud seda õlut võtma. Nüüd sa jood veel veini, see läheb päris käest ära. Aga ma olin seal jõusaalis mingi masina peal, et see oli nagu eriti nagu siuke nohiklik värk, et ma kuulasin mingite teadlaste inspireerivaid kõnesid, mis oli pandud helivormi mingi autotune'iga. See oli minu jõusaali muusika tol hetkel, et siis ma nagu tol hetkel mõtlesin, et kurat, et tegelikult ei ole ju elul nagu väga midagi viga, et see oli kuidagi siuke, mulle meeldis see sõnum, mulle meeldis see viis, kuidas see sõnum oli pakitud ja ma olin seal jõusaalis ja ma tundsin ennast tol hetkel kuidagi hästi. Et nagu, ma mõtlesin, et tol hetkel, et nii see lõpp võikski ju nagu olla, siuke kuidagi selle ühtsusega üheks saamine või tegelikult me oleme ühtsusega alati üks, me ei saa ühtsusega üheks saada, sest me juba eksisteerime. Aga mõtleme korra sellele, et kuidas me kulutame ikkagi seda aega, kuidas me oleme elus, sest see on ju ikkagi ka oluline kogu selle pildi juures, et mida me nende aastatega, mis meile antud on, sest mida me teeme, sest olgem ausad, ega sa esimese 10 eluaastaga väga palju ei jõua teha, vähemalt enamik meist ja isegi need järgmised 10 eluaastat kuni sinna 20-ndateni. Me ikka veel õpime väga palju, me ikkagi veel nagu kompame seda maailma, püüame aru saada, aga sealt niimoodi 20-ndatest kuni, ma ei tea, mis see keskmine eluiga on, 80-ndateni. See on ikkagi 60 aastat ja ma mäletan, ma kirjutasin sellest isegi üks hetk blogipostituse, et üks koomiks oli, beebikoomiks, Saturday Morning Breakfast Cereal, mida mulle õudselt meeldib lugeda, et seal siis ka käis selline mõte läbi, et nagu ühe oskuse pädevaks selgeks saamiseks, selleks, et sa ühes oskuses oleksid tõesti nagu hea pädevusega, et selleks kulub mingi 7 kuni 10 aastat. Aga selle aastate hulga, ma ei tea, selle 60 või 50 aastaga, mis sul on, sa jõuad mitmes asjas tegelikult väga pädevaks saada. Ja kui sa mõtled, et 20-ndateks eluaastateks, kui sa ikka väga vaeva näed, võid sa mõnes asjas juba päris pädev olla ja sealt edasi tegelikult veel ikkagi väga mitu asja õppida. Et siis selle nagu, kui sa elu defineeridki selle järgi, mida sa teed, siis sul neid elusid ju ühe bioloogilise elu käigus võib sul neid elusid väga mitu olla, väga mitu erinevat elu, olenevalt sellest, kuidas sa neid elad. Et nagu mulle see mõte on alati väga meeldinud, et ma armastan õudselt igasuguseid kõrvaltegevusi endale välja mõelda, igast projekte proovida, katsetada, erinevaid töid, erinevaid viise, et ma juba tegelikult mingi lapsest peale suhteliselt, ma ei tea, katsetasin puidutööd ja ehitust ja siis ma käisin isa juures tööl metalli Tšehhis ja seda ma tegin päris kaua aega suviti niimoodi lisaraha teenimiseks ja ma olen töötanud mingi zooloogiamuuseumis ja teadus on olnud väga suur osa mu elust nagu selles pädevaks saada ja nüüd siis ka ütleme avalikus sektoris neid teadmisi kasutada ja eraelus siis nagu erineva loomingulise tegevusega tegeleda. Mul on tunne, et sina ka nagu pigem oled seda tüüpi inimene, et sa nagu otsid neid uusi kogemusi, uusi väljakutseid selle asemel, et mingis asjas nagu väga pikalt ja nagu kuidagi jääda nagu ühele liinile. Ja mulle tundub, et siin on 2 varianti, et kas sa siblid ringi täiesti niimoodi
keskendumata ja natuke toimub selline nagu Browni liikumine, et sa oled lihtsalt püsimatu ja hüppad siia, hüppad sinna, aga kuskil tegelikult päriselt kanda ei kinnita. Ja teine variant on ikkagi läbida need kohustuslikud 7-10 aastat ja saavutada mingisugune professionaalsus siis selles valitud valdkonnas. Mina ilmselt ma arvan, et ma olen alati juhindunud ainult sellest, et mul tekivad mingisugused ideed peas ja siis need ideed nõuavad oma teatavat avaldumisvormi ja sellepärast ma näiteks kirjutasin 20-aastasena näidendi, aga siis mõned aastad hiljem kirjutasin romaani, need olid nagu 2 erinevat mõtet, mis nõudsid, nad nagu kuidagi nagu andsid ise märku, et kõige parem viis mind realiseerida oleks, kui sa kirjutaksid näidendi või siis, et mina tahan olla romaan. Ja enne seda lapsena ja teismelisena, kui meil oli klassivendadega seal tekkisid erinevad ideed, siis oligi, et mingid ideed realiseerusid koomiksitena, mingid ideed realiseerusid bändi lugudena, et kokkuvõttes mul ei ole kunagi olnud mingisugust nagu agendat, küll aga ma olen aru saanud, et iga selle tegevuse või valdkonna juures on lõpuks kätte tulnud see hetk, kus see esmane vaimustus on ammendunud või kuidagi nagu läbi saanud ja siis tuleb nagu otsustada, et kas ma nüüd lähen süvitsi või ma jäängi lihtsalt niisama nagu katsetama. Ja see niisama katsetamine on kuidagi nagu ebamugav, sest et see tekitab mingit nagu üha süvenevat piinlikkust või kuidagi, et aina rohkem on tunda seda, kuidas ma ei oska seda asja teha, võrreldes sellega, kuidas ma võiksin seda osata või kuidas nagu mingid ägedad tüübid oskavad seda asja. Ja sellepärast mulle tundubki, et ma küll olen teinud paljusid erinevaid asju, aga praeguseks, mida ma nagu oskan teha, ongi põhimõtteliselt, et ma oskan kirjutada ja ma oskan, ütleme, lavastada ja näidelda, et teha teatrit, ütleme nii. Et need on need tugevused ja mingid muud asjad alles nõuavad mingit oma sellist nagu sisseharjutamist. Võib-olla saatejuhtimine, siin praegu ka saame praktikat sinuga kogu aeg järjest. 10 saadet on juba tehtud. Jah, et see X on käes, et siis siit nagu on mingisugune siuke hea stardirada on jälle läbitud ja hoog on sees. Aga see elude küsimus, jah, ma ei tea, et mul küll on, nagu ma ütlesin, erinevaid ideid, mis nõuavad mingit oma nagu avaldumisvormi, aga selle kõige juures ma ikkagi oma loomult olen siuke nagu, et ma jään kinni oma mingitesse nagu aegadesse ja identiteetidesse, et ma ei liigu tegelikult väga kerge südamega edasi. Aga ma arvan, et sa kohe alguses ütlesid ka seda, et ega see liikumine ei saagi liiga kerge südamega toimuda, et muidu ta muutubki väga kaootiliseks. Ma ütleks, et see kaootiline pool, see katsetamine, proovimine, eriti nooruses ka, sa ju tegelikult otsid ennast, sa otsid neid tegevusi, mis võiksid saada sinu järgmisteks nagu sellisteks suurteks sammudeks. Kõik ei sobigi, hakkad korra pilli mängimist õppima, õpid natukene, mängid Wonderwalli ära kitarril, pärast enam väga kaugele võib-olla ei jõua ja jääbki asi katki. Sellest ei ole ju midagi. Aga kui sa neid asju ei prooviks, siis sa ilmselt ei avastaks ka neid uusi väljakutseid, mis on sellised asjad, millega sa tahaksid kaugemale jõuda. Ja need kõrvaltegevused minu jaoks ongi need asjad, mida ma teen nagu sellise võib-olla pikema perioodi kõrval. Need võivad kuhugi areneda, ma ei tea. Võib-olla kunagi tulevikus on neid vaja, sest iga kõrvaltegevus tegelikult kuidagi leiab ikkagi viisi põhitegevusse ka, see toetab seda. Mida sina ikkagi loed oma kõrvaltegevuseks ja mida sa loed oma nagu pealiiniks? Ma ei tea, see hetkel on vähemalt jäänud kuidagi niimoodi, et pealiin on see, mis mulle tegelikult palga sisse toob ja kõrvalliinid on need, mis mul raha ära viivad. Kuidagi... Aga nimeta neid konkreetselt, sest et minu põhitöö hetkel on Keskkonnaministeeriumis projektijuhina töötada. Varem oli see, ma olin doktorant, see oligi nagu minu põhitegevus, et see võib-olla Eestis ei käsitleta seda kui päris töökohta, aga Rootsis ta seda oli ja ükskõik kus riigis sa ka ei ela, kui sa seda teed, ta on ikkagi sinu põhitöö ja vägagi raske ja keeruline töökoht. Aga kõrvaltegevustena peamiselt on mul kas või näiteks see podcast on üks minu kõrvaltegevusi. Oot, stopp. See ei olegi sinu nagu number üks prioriteetide seas. Aga
vaatame praegu siin kuulajaid. pidulikus osas praegu me jõudsime sellise valusa tõeni, et see on sinu jaoks lihtsalt mingisugune mööda minnes põlve otsas vorbitud sihuke Vaata, see on niisama asi. selline kompamine ja katsetamine, võib-olla see asi kestab igavesti, võib-olla tulebki üks hetk see rist. See on lihtsalt, vaat, kui miski on nagu täiesti nagu fucked up, siis see, mis ma praegu kuulsin, See on fucked up. on täiesti fucked up. Noh, võib-olla ma siinkohal võlgnen vabanduse sulle ja ja meie kuulajatele. liigume edasi. Liigume edasi, okei. Mis saaksid mainima, mis sul need teised vähem tähtsad tegevused on asjad. koos popkulturistidega? On muusika näiteks, see on alati olnud selline väga pikaajaline kõrvaltegevus, mis pole viinud nagu eriti kuhugi. Ja sellest ei ole tegelikult midagi, kuhu see mind ikka peaks viima. Ja fotograafia näiteks, ka mingil määral ajakirjandus. Mulle väga meeldib kirjutada, mulle meeldib oma mõtteid välja kirjutada, mulle meeldib analüüsida asju ja üks selle väljendusviis ongi nagu võib-olla ka siis ajakirjanduslik töö. Ma praegu Geeniusesse vahel kirjutan lugusid harvemini, kui ma võib-olla tahaksin, aga noh, neid kõrvaltegevusi ka juba on ja põhitegevus võtab ka oma aja. Aga noh, need on kõik nagu sellised asjad, mis lihvivad nagu erinevaid selliseid oskusi ja teadmisi ja võib-olla ma tehes järjekordse muudatuse oma karjääris saan neid kasutada. Aga sinu puhul, mis oli huvitav, sa oled ju kirjutanud tegelikult isegi raamatu oma ühest vägagi suurest ja tugevast suunast oma elus ja sellest, kuidas see mingil määral sind nagu tõesti ära tüütas ja kuidas sa võib-olla tundsidki, et nüüd oleks aeg nagu piir ette panna ja liikuda kuhugi mujale. Ja tegelikult see ongi ju see, millest me siin räägime, et on täiesti võimalik, et noh, sa ei jää nagu elus sinna ühte vormi kinni, sellesse ühte asja, mida sa oled omale kunagi ette kujutanud, et see on nüüd minu tee. Et noh, ma usun, et kindlasti teater mängib sinu elus väga suurt rolli hoolimata sellest, mis saab tulevikus, kuna sellel on väga oluline osa sinu elust olnud ja ilmselt on ka tulevikus. Aga noh, sa ise ka tunnetad, et need rollid ei ole niimoodi kivisse raiutud ja võetud. Absoluutselt, see ongi väga kummaline teema. Ühest küljest, nagu ma ka varem ütlesin meie eelmises teemaplokis, et mulle väga meeldib areng, mulle meeldib tulevik, edasiliikumine, aga selle kõige juures ma olen sihuke nagu paigale jääja oma natuurilt või noh, okei, tegelikult noh, inimese natuur saabki olla vastuoluline, mõlemad on minu natuuri osad ja selles mõttes raamat, millele sa viitasid, Armastuskirju teatrile, oli selles mõttes jah, valus raamat, et just nimelt minu olemusest lähtudes või minu natuurist lähtudes oli ühest küljest ju nagu mõistetav mulle, et elu muutub, inimese vajadused ja huvid muutuvad ja et selles mõttes see on võimalik teoreetiliselt, et teater ei pruugi olla minu elu oluline osa kuni elu lõpuni välja, eks ole. Sellest see raamat räägibki, et mismoodi nagu, kuidas leppida sellega, et kõik muutub mõnes mõttes, on ju. Et miski, mis on kauem kui pool aega minu elust mänginud hästi suurt rolli minu elus, et mis siis, kui see ühel hetkel tundub mõttetu ja noh, tundub, et see sai läbi, et kuidas siis edasi liikuda või kes ma siis olen pärast seda. Aga samas ma arvan, et seda küsimust, selle küsimuse ees seisavad inimesed iga päev ja mitte ainult oma tööga seoses, ka oma suhetega seoses, eks ole, inimesed, kes on jõudnud oma suhtes mingisse punkti, kus nad peavad nagu seadma kahtluse alla kõik, mis nad varem pidasid nagu vankumatuks või mis iganes. No ja seesama vananemine on ju samasugune asi, mis lihtsalt seab meid fakti ette teatud perioodide järel, et ühel hetkel sa saad aru, et okei, sa võid ju pidada ennast nooruslikuks inimeseks, aga sa ei ole enam 12. Nii et nagu sellest tulenevalt sa käitud kuidagi teistmoodi või sa teed oma valikuid kuidagi teistmoodi, sa juhindud millestki muust ja nii see jätkub ilmselt. Ja noh, selle kõige juures muidugi on väga lahe näha inimesi, kes siiski vananemisele vaatamata pidevalt nagu jätkavad kindlalt omal kursil. Ja tead, kes on hea näide selleks? Bob Dylan on värske Nobeli preemia laureaat, Nobeli kirjanduspreemia laureaat. Ja sellest on üksjagu palju räägitud nüüd juba, et see oli üllatav, eks ole, et üks muusik sai sellise muusikas. Tegelikult noh, oleks ta siis olnud ka, ütleme, poeet
sest selle klassikalises mõttes oleks ta luulekogusid välja andnud, aga tegelikult muusik, kelle puhul hinnatigi tema laulusõnu. Et see luule, see kirjandus, mida ta oli kirjutanud, olidki ju tegelikult laulusõnad ja see oligi see, mis selle preemia vääriliseks siis peeti, kusjuures ju veel selle Nobeli komitee siis liige, kes seda autasu kõne pidas, ütles, et ilmselt üks mõjuvõimsamaid või olulisemaid kirjanikke, kes on üldse tänapäeval praegu elus, mis on väga suur väide. Mis sinu, esiteks, kuidas sa reageerisid sellele uudisele, et Dylan sai Nobeli? Ma olin väga õnnelik. Teiseks, mis rolli on Dylan mänginud sinu elus? Mitte väga suurt, aga seal samas suuremat, kui ma ise oskaks kuidagi ette kujutada. Sellepärast, et Dylan ongi selline inimene, ma arvan, et kuigi tal ei pruugi sinuga mingit otsest suhet olla, siis sul on kindlasti väga-väga sügav ja tugev suhe kõige sellega, mida tema on mõjutanud ja loonud. Sellepärast, et Ameerika rockmuusika, mis oluliselt mõjutas, ütleme, kogu popmuusikat kogu maailmas, on väga palju võlgu Dylanile, tema sõnumitele, tema olekule, tema muusikale, just nendele samadele tekstidele, mis talle selle kirjanduspreemia nüüd tõid. See on mõjutanud kõike seda popmuusikat, mida me tänapäeval kuulame, millega on üles kasvanud meie vanemad ja mida meie peame võib-olla, ma ei tea, rockiklassikaks või milleks iganes või popiklassikaks. Nii et Dylani mõju, nagu ütleme, kuidagi kvantifitseerida on väga raske. Ja tema on ka huvitav näide sellest, kuidas, sa ütlesid, et eks ole, ta on jäänud ühte liini pidama, aga tegelikult on Dylan ääretult palju muutunud oma karjääri jooksul. Tal on siukseid... Ma ei mõelnud seda. Ja ma saan, ta on küll muusikuna, eks ole, jätkanud, aga muusikuna on ta ennast uuesti loonud ja uuesti leiutanud mitmeid kordi. Ja see on just nagu tema põhitunnus isegi sarnaselt Bowie'le võib-olla, kelle puhul samamoodi räägitakse, et mis perioodid Bowie'st me praegu räägime, vaata, et millisest identiteedist me praegu räägime. Et Dylanil oli ju ka, kui ta esimest korda tuli lavale oma selle kurikuulsa bändiga, mille nimi on The Band, esimest korda tuli nagu bändiga lavale, see olid elektrigitarrid, siis inimesed publiku seas karjusid puu maha, et nad olid vihased näha sellist seda folgi ja hipiinduse siukest eestvedajat ja nii tähtsat inimest näha elektrilise bändiga instrumentidega laval. See tekitas nendes väga suurt vastureaktsiooni ja tegelikult oli see nagu tema karjääris ikkagi nagu meeletu vahe, see oleks umbes sama nagu meil mingisugune pop-täht, eks ole, järsku otsustaks, et ta hakkab tegema, ma ei tea, gooti rocki. Kuigi isegi see ei ole üldse midagi, ma ei oskagi siia nagu seda võrdlust kõrvale tuua, sest see oli selles kontekstis nii meeletu muutus, et et see on tegelikult, ja neid muutusi on veel olnud. Võib-olla midagi sellist, et kui Arvo Pärt nüüd tuleks pikemaks ajaks tagasi Eestimaale ja siis ütleks, et ansambel Nexus võiks tulla kokku uuesti, et maksab neile raha ja siis teeb nendega koos albumi. Et see oleks midagi sama ootamatut või? See oleks juhe kokku. Ma ei oska selle peale mitte midagi öelda. On nii kuum, aga... Vabandust. Aga jah, et Dylan kindlasti oli seda preemiat minu arvamusel väärt. Tegelikult, mis see meie arvamus üldse kedagi huvitab ju tegelikult need preemiad jagatakse ühe komitee arvamusel ja see ongi oluline. Nende arvatest oli seda väärt ja ta selle preemiaga sai. Mis sinu suhe Dylaniga on olnud? Oled sa teda kuulanud väga palju või vähe või natuke? Nii nagu sa ütlesid, me kõik oleme Dylanist mõjutatud, me elame tema mõju väljas, tahame me seda või ei taha ja loomulikult ma sain selle kohta ikka aeg-ajalt mingisuguseid meeldetuletusi, et Dylan on tähtis, see või teine inimene jälle, ma ei tea, tsiteeris teda või mainis tema olulisust oma mingisugusel eluperioodil ja ma ei saanud kunagi aru, et millest jutt käib, sest et mina ei sattunud tema muusika peale üldse. Kuidagi läks nii, et ma lihtsalt ei pidanud teda kuulama ja ta ei sattunud mulle kuidagi ka ette, aga mul on aeg-ajalt selline kihk, tuleb peale selline kihk õppida tundma mingit konkreetset artisti, heliloojat, mingit liikumist ja Dylani puhul samamoodi tuli see kihk peale, sest et ma käisin Norras ühel teatrifestivalil ja
ja siis rääkisin seal ühe Dylani fänniga, kes oli ikka sihuke nagu väga tõsine Dylani fänn, kellel olid olemas kõik Dylani albumid ja siis ma olin tema juures külas ja küsisin talt, et kuule, mis värk siis ikkagi nüüd on mis värk sul selle Dylaniga on? Jah, et otseselt, et tähendab, ma küsisin talt sellise küsimuse, et mida Bob Dylan sinu jaoks tähendab, mille peale ta ütles, et see on väga hea küsimus ja siis mõtles natuke selle peale ja siis ütles, et Dylan tema jaoks, ta oli Norras Trondheimis sellise teatri nagu Avant Garden teatrijuht, et on sihuke nagu alternatiivteater, võrreldav võib-olla Eesti kontekstis siis sellise nagu kraaliliku või kanutikildiliku teatriga. Ühesõnaga, et küsisin, et mida Dylan sinu jaoks tähendab ja siis kui ta natuke oli saanud mõelda, ta vastas, et Dylan tema jaoks sümboliseerib kunstniku vabadust või et totaalselt vaba kunstnikku ja see väljendub selles, et Dylan pole mitte kunagi tulnud vastu publiku ootustele. Ehk siis, et ta ei ole kunagi lasknud endal jääda kinni mingisugusesse kuvandisse, mis temast on tekkinud mingisuguses kuulajaskonnas, vaid ta on teinud ikka ja jälle seda, mida ta just parasjagu tahab teha. Isegi kui see põhjustab pahameelt fännide seas. Ja niimoodi ta ongi teinud, ta on teinud folki, eks ole, ta on teinud kantrit, ta on teinud mingisuguse imeliku jõulualbumi, mis on praktiliselt nagu siuke kristlik mingisuguste nagu alatoonidega. Mitu teinud, sest mingist hetkest ju ta leidis, et ta on uuesti sündinud kristlane ja sel hetkel algas ju veel hoopis teistsugune periood Bob Dylani. Ma ei ole tema seda elulugu läbi töötanud ja ma ei tea, mis perioodid tal on olnud ja ega kõike seda ja neid albumeid on tal ka hoomamatult palju minu jaoks ikkagi nagu, ta on selles mõttes nagu võrreldav Frank Zappaga, et nagu ma Zappa puhul küsisin sult, et kust ma alustan. Et siis Dylani puhul on samamoodi, see küsimus tekib, kui inimesel on albumeid lihtsalt nii palju, et terve riiul saab täis, eks ole, siuke pikk riiul. Ja samamoodi ma küsisin talt Norras, mitte Dylanilt, vaid siis sealt Dylani fännilt küsisin Norras, et kuule, aga kui ma tahan Dylaniga tutvuda, tema muusikaga tutvuda, et siis kust ma peaksin alustama või mis see loogiline punkt oleks. Ja siis ta julgustas mind lihtsalt huupi proovima. Et alusta kust iganes, et vaata lihtsalt nagu hakka kuskilt minema, et peaasi, et sa hakkad kuskilt minema. Aga see, mis ta ütles, et Dylan, eks ole, sümboliseerib sellist nagu vaba kunstnikku, see oli ju muidugi vägev asi, mida kuulda. Selles mõttes, et ju siis ta on tõesti nagu vägev muusik, kui ta sümboliseerib midagi sellist ühe sellise ägeda teatrijuhi jaoks ja siis ma ostsin mingi suvalisel hetkel ostsin suvalise Dylani plaadi, mis oli Modern Times. See on vist tema mingi üle-eelmine album või midagi sellist, ühesõnaga, et jääb juba siia nagu 21. sajandisse. Ja ma ei saanud aru, mis kurat, et minu arust see muusika on lihtsalt nagu, see on lihtsalt nii ebahuvitav. See on nagu mingi suvaline kõrtsu siuke. See on selline amerikaana, selline väga lõunarokk. Ja siuke kõrtsu rokk, siuke suvaline kuradi taustamuusika mingis pubis põhimõtteliselt, on ju. Et mis asi seal on ja siis siukse nasaalse häälega mingisugune vanamees midagi seal nagu iniseb või soiub sinna peale, et mida ma siin naudin. Ilmselt ma võtsin muusikast hoopis mingisuguseid muid siukseid kõlapilte ja mingisuguseid rütmimustreid, mis iganes nagu mingid hoopis muud esteetikat, et Dylani nagu muusika, nii palju kui ma seda olen kuulanud, eriti ei liiguta mind, aga niipea kui ma sain lõpuks aimu sellest, et ta on ikkagi tõesti jutuvestja ja nüüd me jõuame selle Nobeli preemiani, eks ole, kirjanduspreemiani, et siis hakkas lõpuks Dylani muusika minu jaoks avanema. Et kui ma lõpuks võtsin netist ette endale need laulutekstid ja tõesti nagu kuulasin seda muusikat teades, mida ta päriselt laulab, siis muutusid need 8-minutilised täiesti üksluised laulud järsku huvitavaks, sest et ma sain aru, et ta jutustab mulle lugu, nagu iga lugu ongi lugu selles kirjanduslikus mõttes ja sealt hakkas see kõik nagu niimoodi avanema ja nüüd ma võin öelda, et ma saan aru, miks Dylan on äge,
aga see nõudis, ma ütlen päriselt see nõudis tööd ma pidin hambad ristis nagu taluma ära selle kuradi üksluise ja väga ebahuvitava muusika. Tihtilugu selleks, et hinnata kunsti võib-olla selle kõige keerukamates ja kõige sügavamates vormides on sul vaja seda kultuurilist aspekti sinna juurde, et mis kontekstis see on loodud, millest lähtuvalt see on loodud, mida see nagu selle kunstniku teekonnas tol hetkel tähendas. Kunsti võib alati hinnata ju täiesti sellest sõltumatult, et sa lihtsalt võtadki ühe teose kätte ja vaatad, mida see sinu jaoks tähendab ja see on täiesti pädev viis kunsti hinnata. Aga et selleks, et seda tõesti mõista, et mu isa Frank Zappa kohta, kui ma noorem olin, tavatses öelda, et selleks, et ikka tema muusikat mõista, pead sa õppima Ameerika ajalugu tollel perioodil, kui ta elas. Ja sama on Dylani puhul kindlasti vägagi oluline ka mõista hipiliikumist Ameerikas, noorte seksuaalset vabanemist, muidu vabanemist kogu sellel 60ndate, 70ndate perioodil, tema hilisem looming, kuidas see on nagu mõjutatud erinevatest poliitilistest teemadest ja Dylan selles suhtes kindlasti seal on palju, mida avastada. Muidugi tema karjääri puhul hinnatakse ikkagi kõige rohkem neid algsemaid perioode, kus ta kõige kuulsamad laulud on kirjutatud, Like a Rolling Stone, All Along the Watchtower, mida kõik inimesed, kes on kunagi kitarri mängima on õppinud Dylani lugusid, Knocking on Heaven's Doors, kas või siis Guns N' Rosesi variandina või mida iganes, Hey Mr. Tambourine Man, et kõik see looming on nagu omas kontekstis kindlasti väga, väga sügavalt oluline ja jah, see vaba kunstniku teema on tõesti ilmselt väga, väga paslik, sest isegi vist president Obama nüüd, kui Dylan oli oma preemia kätte saanud, kirjutas kuskil, et talle meenub, kuidas Dylan käis ükskord talle mängimas. Ja et kui tavaliselt, kui presidendile mängitakse, et siis sellega kaasnevad sellised kohtumine presidendiga ja ikkagi see kõik on kuidagi selline artisti jaoks selline oluline sündmus, siis Dylan oli lihtsalt kuidagi kohale tulnud, oma lood ära mänginud, korra presidendil niimoodi kätt surunud, niimoodi muiatas ja ära läinud, et seal nagu, et ta ongi vaba teha seda, mis ta tahab ja ütelda seda, mis ta tahab ja see ei ole mitte igal kunstnikul ja igal kirjanikul nii vaba. Ja siinjuures mulle meenubki, et ma vaatasingi ühte väga-väga kihvti dokumentaalfilmi Dylanist, neid on kindlasti väga palju, aga on olemas selline dokfilm nagu Don't Look Back aastast 67 ja see dokfilm jälgib Dylani elu aastal 65, kui ta oli tuuril Inglismaal. Ja siis ta oli veel suhteliselt noor või mis suhteliselt oligi noor. Mis ta on praegu 75, midagi sellist. Ta on 70ndate keskel praegu, nii et siis järelikult aastal 65 ta oli ta ei olnud veel 30, ta oli umbes sinu vanune, Ma ütlen sinu vanune, sa oled minust noorem. Ta oli lähemal sinu vanusele kui minu vanusele, jah. Ja käis seal Inglismaal ringi ja põhimõtteliselt see dokfilm nagu lihtsalt jälgib teda, mismoodi ta suhtleb inimestega, kuidas ta seal vahepeal niisama musitseerib kuskil hotellitoas, kuidas ta tülitseb mingisuguste tüüpidega, kes liiga lärmakaks muutuvad seal kuskil hotellitoas. Et sellised lihtsad päris hetked Dylani tuurilt, aga niimoodi Dylanit jälgides kõrvalt on näha, kuidas ta ikkagi tõesti ongi vist alati olnud väga selline nagu südikas ja kuidagi siuke kindel tüüp, selles mõttes, et siuke põhimõttekindel siis või? Jah, ilmselt on nii öelda. Ja kui ma seda dokki vaatasin, mul tekkis selline tunne, et vaat siit on midagi õppida, et ma tahan samamoodi käituda. Kui ma näen midagi nõmedat või midagi, millega ma ei ole nõus, et see selline nagu tuumakus või siuke nagu, et sa näed, et sellel inimesel on mingisugune nagu, et tal on selgroog. Ma arvan, et Dylan kindlasti on muusika ajaloos üks nagu kõvema selgrooga tüüpe, kes on üldse kunagi olemas olnud. Jah, ja tema tekste lugedes ju see selgroog on alati seal väga selgelt eristatav, nii et Don't Look Back, väga soovitan. Ma nägin seda, kusjuures ma vaatasin seda YouTube'ist. Et see oli ju siis on nii vana film, et seal inimesed väga enam, need inimesed, kes pidid valvama selle üle, et see copyrighti ei rikutaks, on juba kõik manalateed
läinud. ei tea, see käib alati käest kätte, võib-olla sattusid heal ajal peale. Igal juhul see oli nagu lihtsasti kättesaadav, aga igal juhul, kui ma olin selle ära näinud, ma kohe mõtlesin, et vaat selle filmi ma isegi raatsiksin osta endale DVD-l või Blu-ray'l. Et no kokkuvõttes see Dylani asi, et vaata Dylaniga on natuke sarnane lugu, nagu mul on olnud Morrissey'ga. Selles mõttes, et ma saan täiesti aru inimestest, kes ei saa pihta Morrissey muusikale. Okei, The Smiths The Smiths on muusikaliselt väga palju huvitavam kui Morrissey soolomuusika minu arvates. Muusikaliselt, et The Smiths nagu on selles mõttes, tal on see külgetõmbejõud tugevam, et ta nagu haarab sind kiiremini, kui sa lihtsalt kuulad seda muusikat, et seal on sees mingisugune mingi energia, mingisugune midagi pulbitsevad. Morrissey enda muusika kohati tekitab sellise tunde, et mis asi, no see on nagu mingisugune, see on nagu mingi Elmar raadio muusika, selles mõttes, et täiesti selline nagu turvaline, igav, noh, mitte midagi ütlev selline nagu jällegi siuke Morrissey isiksus on ka muutunud kuidagi natuke toksiliseks isegi, et on nagu minu jaoks kindlasti ta ei ole selline, ta on küllaltki selline ebameeldiv kohati oma väljaütlemistes ja asjades, ta nagu ta on väga jõuliste väljaütlemistega väga enesekindel inimene, aga kohati see nagu tekitab väga palju vastuolulisust. Ma mäletan, kui ütleme seda, et kas nüüd loomade söömine on eetiline või mitte on, eks ole, see on Morrissey üks selliseid põhisõnumeid, et see ei ole loomulikult. Aga et ütleme, raske on vastu vaielda sellele, et inimene, kui ta tahab liha süüa, siis võiks ju ikkagi teada, et see tähendab ühe looma tapmist ja mida see kõik tähendab, eks ole, mida see endaga kaasa toob. Nii et ma mäletan, et kord siis BBC-s Jamie Oliver näitas, kuidas looma, ma ei mäleta, kas see oli nüüd looma tapmine või linnu tapmine välja näeb ja kuidas sellest siis need erinevad lihatükid lõigatakse. Ja Morrissey ütles selle peale, et Inglismaal on 3 häda. Jamie Oliver. Ta oli nii solvunud sellest faktist, et see inimene üldse nagu julges seda näidata telekas. Et ta ütleme, ta oma nende väljaütlemiste asjadega, ta läheb nii ekstreemsustesse, ta on selline väga nagu jõuline tugev võitleja ja ma tihtilugu ei suuda samastuda kuidagi nende ekstreemsete inimestega. Morrissey on oma väljaütlemistes täiesti pannud võrdsele pulgale inimese tapmise ja looma tapmise ja vaat see on nüüd siuke nagu hägune mälestus mul, et ma julgesin nüüd nagu päris nagu alla joonida seda mõtet, aga igal juhul, et kuidagi mul on jäänud meelde just kui ta Jamie Oliverist rääkides on vihjanud sellele, et mis tunne Jamie Oliveril oleks, kui tema lapsed ära söödaks kellegi poolt või midagi sellist. Aga Jim, world peace is none of your business. Nagu ütles Morrissey. aga Morrissey puhul samamoodi, nagu ma ütlesin, et see muusika on iseenesest kuidagi nagu iseloomutu ja siuke nagu isegi halb, aga vaat seal on jälle, et Morrissey on samamoodi jutuvestja. Või isegi mitte, ma ei ütleks, et ma ütleks, et Dylan on rohkem nagu jutuvestja, Morrissey, ma ütleks, on puhtalt poeet. Et tal ei ole nagu, need lood ei ole nagu mingid pikad jutud, vaid pigem nagu see poeesia seal kõik kokku on see, mis annab selle põhilaengu ja Morrissey puhul samamoodi, kui ma hakkasin lõpuks neid sõnu uurima, siis muutus see muusika ka huvitavaks ja mulle tundub, et see nagu on miski, mis teeb teda nagu Dylaniga sarnaseks, et vaata sageli inimesed ei kuula sõnu. Et nad kuulavad muusikat, nad kuulavad seda refrääni võib-olla. Nad tahavad, et sõnad olemas oleks, aga neil ei ole oluline, mis see sisu on. Just. Ja selle üle on isegi, kogu aeg visatakse ka nalja, eks ole, kas või see aastate tagune keelekursuse reklaam, kus üks siuke harilik perekond istus autosse, pani muusika käima ja sealt tuli mingi ingliskeelne lugu, et midagi hästi roppu. Ma ei mäleta, I wanna fuck you in the ass või midagi sellist, on ju. Ja siis see perekond, kõik need lapsed ja ema, isa nagu niimoodi rõõmsalt nagu laulsid seda kaasa, eks ole, ja sõitsid suvilasse või midagi. Ja see reklaam oli põhimõtteliselt õpi inglise keelt, on ju. Miks see rikub sööks laulu ära ju, miks sa õpid seda inglise keelt? Et põhimõtteliselt nagu, et inimesed tõepoolest nagu väga harva pööravad nagu süvenenult
tähelepanu laulusõnadele, kui need ei ole nende emakeeles ja selgesti nagu arusaadavad, sest sageli ju nagu selle muusika kihi alt nagu sa ei kuulegi neid sõnu normaalselt. Eriti kui sa kuuled shoegaze'i või indie rocki, siis unusta ära. Aga jah, Morrisi puhul ja Dylani puhul, et sellel muusikal, ühesõnaga sellel igaval pealispinnal on mingi põhjus või kuidagi, et lõpuks, kui sa selle tuumani oled jõudnud ja oled hakanud lähenema asjale nagu sealt tuuma poolt, seest poolt välja poole, siis naljakal kombel see muusika muutub jälle jumala ägedaks. Ja sellepärast ongi Morrisi muusika nagu väga-väga äge mu jaoks ja väga nauditav ja Dylani muusika, mille kohta ma ütlesin enne, et see on kuradi igav pubi taustamuusika, saad aru, seesama muusika on nii lahe vorm sellele, mida ta seal oma lugudes jutustab. Morrissey'ga ka, ma nagu ise, ütleme nii, et Morrissey on kirjutanud ühe loo, mis minu arvates on üks paremaid lugusid, mis kunagi kirjutatud on ja ma ikkagi kipun tema uusi plaate kuulama ja tihtilugu, isegi kui ma ei saa tema enamike väidetega kindlasti nagu nõus olla ja ma ei ole nõus sellega, kuidas ta neid väljendab, siis mitmeski mõttes tema sarnasus võib-olla Dylanile, ta ei ole nii rafineeritud kui Dylan kindlasti ja ta ei ole võib-olla nii... Mida sa mõtled sõna all rafineeritud? Ütleme, et Dylan oskab oma sõnumit võib-olla huvitavama keelekasutusega ja võib-olla komplekssemalt väljendada, aga... ma olen nõus jah, et Morrissey on selles mõttes nagu palju nagu lihtsamini loetav, et ta on rohkem avali, ütleme nii, et Dylan on müstilisem, krüptilisem. Jah, täpselt. Et Morrissey puhul ka, et nad mõlemad olid ju tegelikult omas ajas ekstremistid, nad olid need äärmuslased, need, kes olid oma väga julge, mõlemad tegelikult, ma jällegi räägin siin minevikus, nad on ikkagi seal nii-öelda ääre peal ja kuigi nende sõnum ei pruugi olla selline ühtselt võetav ja kasutatav, siis vähemalt nad märgivad need ääred ära ja nad panevad meid mõtlema sellistele teemadele, mis võib-olla on ebamugavad, nagu eetilisus loomade vastu ja sõda ja erinevad sellised teemad, et nad panevad meid mõtlema. See Morrissey lugu, mis minu arvates on üks parimaid lugusid, mis kunagi kirjutatud on Something is squeezing my skull. Okei, sa seda häält tegid päris adekvaatselt järele, aga see viis oli mööda. Aga pole hullu, ega see ei ole laulusaade. See on jah Something is squeezing my skull. Väga üllatav, ma poleks eales arvanud, et ma pigem arvasin, et sa mainid midagi, ma ei tea, 80-ndatest. Ei, see lugu jah, see on võib-olla üks paremaid laule, mis on või kuidagi paremaid tõlgendusi sellistest vaimsete terviseprobleemidest laulu, minu jaoks vähemalt, et see nagu kirjeldab väga hästi kõike seda, mis sellega kaasneb ja see isegi nagu muusikalises mõttes, et kui sa ütlesid, et Morrissey on võib-olla natuke igav muusikalises mõttes, siis see lugu nagu kõik minu jaoks toimib väga hästi koos, et on siuke raju ja tugev ja Morrissey'l on väga hea ja tugev kandev hääl, et kõike seda nagu välja kanda. Et see on tõesti, tal on väga häid lugusid. Nagu Dylanilgi. Jah, naljaks, et nii Dylani kui Morrissey puhul me tegelikult ikkagi näeme ju seda, me näeme seda jäämäe tippu alati ja muusikute puhul need jäämäe tipud on siis ütleme albumid, konkreetsed teosed, mida nad üllitavad ja teiste erialade inimeste puhul need jäämäe tipud on mingid muud asjad või teosed, aga me ju ei näe seda kahtlust, me ei näe seda teekonda nii, nagu nemad seda näevad. Ja selles mõttes me ei saa ilmselt mitte kunagi teada ka seda, et mis on olnud need 7 aastat, 10 aastat nende elus, mismoodi nad on ennast ümber mõtestanud või kuidagi, mismoodi nad on kuidagi leidnud, olnud sunnitud kuidagi nagu uuesti leidma või põhjendama oma tegevust, oma mis iganes nagu sihti, eesmärki siin elus. Et me näeme ainult seda võitu, ühte võitu teise järel just nagu. Ja Dylani elulugusid ma ei ole vaevunud lugema, Morrissey kirjutas ise autobiograafia, mille ma lugesin läbi ja mida ma kindlasti loen veel elus, sest et see on väga hästi kirjutatud ja tõesti avab tema seda hingeelu intiimsemalt kui mis iganes artikkel tema kohta, aga siiski seda lugedes jällegi on selge, et see ei ole kogu tõde. Naljakas ongi see, et isegi inimene ise ei oska enda kohta kogu tõde rääkida, sest et kokkuvõttes tõde ei olegi ainult sõnadesse pandav. Sa saad sõnadega ainult mingit aspekti tõest nähtavale tuua
ja samal ajal, kui sa seda teed, sa hägustad mingit osa sellest tõest, nii et kus on see tõde, mis on see kogu tõde, me ei pääse kunagi sellele ligi, aga noh, me saame lihtsalt oletada, et see ju peab nii olema, et ei Dylani ega Morrise jaoks pole see tee kunagi olnud nagu sirgjooneline, sellepärast nad on muutnud kogu aeg oma seda kurssi, oma lähenemist väljalt, noh, pealiskaudselt see võib tunduda kõik väga nagu ühtlane ja sujuv, et kokkuvõttes Morrissey hääl on ju ikkagi kogu aeg samasugune. Tagantjärele vaadates on ju asjad loogilised, eks ole, Just. kas see tuleb ka selle autobiograafia kirjutamise või mille iganes, aga need kahtlused, need probleemid nendes hetkedes ei tundu enam nagu nii tõelised ja nii olulised, kui sa neile tagantjärele vaatad, siis kui see teekond on juba käidud, et sarnaselt sellele, nagu sa ise kirjeldasid seda vastuolu enda sees, et noh, et nagu ühest küljest tahaks, et asjad jääksid nii, nagu nad on, teisest küljest tahaks kogu aeg edasi liikuda, et see on ju täiesti, noh, ma arvan, et see on niisugune inimlik konditsioon, et noh, samamoodi ma olen oma igasuguste otsuste juures, et noh, ma võin küll rääkida sellest, kuidas nii lahe on nagu erinevaid asju teha ja liikuda ühest asjast teisele, et võib-olla see ongi nagu niisugune hea lähenemine minu jaoks, siis reaalselt iga otsus, mida ma olen teinud, on tulnud väga, väga raskelt ja täpselt seesama, kuidas ma ennast nüüd defineerin, on olnud nii elav ja tähtis küsimus, kas või Rootsi kolides. Ma enne seda ei arvanud kunagi, et ma tahaks välismaal elada. Ma nagu olin õnnelik Tartus elades, ma ei näinud mitte mingit põhjust selle ära minemiseks ja ma nagu tol hetkel siis tuli lihtsalt selline võimalus ja see tundus väga hea võimalus ja siin tulebki see riski autasu analüüs mängu, et noh, et kas ma nüüd võtan selle riski, kas on seda väärt ja kui ta on seda väärt, siis tagantjärele niimoodi noh, nagu seda analüüsi tehes, noh, oligi see taandub sellele, et ma tegin selle otsuse ja samamoodi ma olen aastaid ja aastaid defineerinud ennast läbi teaduse, läbi akadeemia, ma armastan väga teadust, ma armastan mööndustega akadeemiat et mul tihti sinu seda raamatut lugedes armastuskirju teatrile tihtilugu tekib see samastav tunne, et see on see institutsiooniga kaklemine, eks ole, et see on sihuke mingisugune iidne paika pandud institutsioon, mida nagu tahaks armastada, millel on nii palju siukseid häid ja tähtsaid külgi, aga millel on kaasas selline meeletu taak sellist ebameeldivust ja lollust ja halba, et noh, nagu see muudab selle armastamise väga raskeks, et see on siuke love-hate relationship. Just. Et noh, samamoodi, et kui mul doktorantuur läbi sai, siis mul oligi nagu jällegi siuke hetk, et aga ma ei ole enam doktorant, see on see, kuidas ma olen defineerinud ennast palju aastaid ja hoolimata sellest, et ma olen kogu aeg rääkinud nii teistele kui endale, ära defineeri ennast läbi töö, on see noh, nagu ma tundsin, et nagu kes ma siis nüüd olen või mis ma olen, et see ja siiamaani noh, ilmselt mingil määral ma tunnen seda ja kuigi mulle väga meeldivad need uued väljakutsed ja uued tööd, mis mul on ette tulnud, siis see nii-öelda enda definitsiooni kasvamine ja see võtab kõik aega ja minu jaoks nagu see ongi nagu see võib-olla see põhitee, et see, kes ma olen isiksusena, need tegevused, mis mul kaasas käivad, need asjad, mida ma teen, et väljendada enda mõtteid, enda emotsioone, enda arvamusi, enda nägemust maailmas, et need on nagu need kõrvalised tegevused, aga see põhijoon, see on kuidagi väga oluliselt seotud sellega, kuidas ma defineerin ennast ja mida ma tahan maailmas teha nagu organiseeritult ja sihtmärgiliselt. Et need tegevused kindlasti on popkulturistidel ka oma siht. Ma täpselt ei tea, mis see võiks olla. Ma arvan, et see ongi hea, sest et tegelikult aga tagasi vaadates ilmselt me näeme seal midagi, eks ole, kui me kirjutame memuaare või kui meilt küsitakse, kui kedagi see huvitab enam 30-40 aasta pärast on kelleltki küsida. Et siis ilmselt on seal mingi asi, mida saab hiljem välja joonistada, punkte kokku tõmmates. Aga nagu niimoodi sihtmärgiliselt on ikkagi need asjad, mida ma teen, mu põhitegevus, et kas see on siis mingisugune maailmavaateline nagu osa, nagu minu elus on olnud keskkonnahoid ja looduskaitse ja loodus üldse, bioloogia, maailma toimimine. Et seal ma tegutsen väga tugeva sihiga, aga need kõrvaltegevused on nagu siuke kogemuste ja teadmiste ja huvide, kompamine ja uurimine ja katsetamine ja proovimine ja see kõik nagu teebki selle komplekti. Ma ei tea, kuhu ma tahtsin jõuda sellega. Siia ilmselt. Ilmselt siia. Või mis sa arvad? Ma arvan, et kütta edasi.
ma ei küsi sult antud hetkel seda, et mis sa arvad minu elust, vaid nagu, mis sa arvad sellest oma elu kontekstis pigem. Kujuta ette, et sul ilmub elulugu lõpuks. Kas ma olen nagu okei inimene? Jaa, et ongi, et sul ilmub lõpuks elulugu ja siis ma nagu sinna taha kirjutan selle soovituse, vaata Jim Ashilovi kirjanik näitleja tsitaat, et väga äge tüüp, kütku edasi. Las kütab edasi. Aga miks mitte? Aga miks mitte? Jaa, ei noh, ja samamoodi ma arvan, et teeme seda saadet edasi, sest et miks mitte? Mul tuleb meelde, see oli ühes Hello Interneti podcasti osas oli, kui nad rääkisid raamatust The Martian, mis on väga kihvt raamat, võib-olla mitte siuke kirjanduslik tippteos, aga väga-väga lahe raamat, mida lugeda. Filmina oli ka väga põnev. Filmina oli ta isegi võib-olla parem, sest ta oli natuke paremas tasakaalus, ta ei olnud nii palju sellist engineering porn, mis mulle väga meeldis lugeda, igast tehteid, arvutusi ja mõtteid selle koha pealt, kuidas seal nüüd kõik see toimib. Aga see film oli võib-olla paremas tasakaalus, aga ma olen just kuulnud, et raamat oli parem, aga jätka. No ütleme jällegi minu aspektist raamat oli võib-olla parem, sest mulle meeldis see tehniline värk seal, aga kui see nagu nii sügav huvi selle vastu üle, siis film annab nagu siukse natuke kompaktsema, parema, selgema pildi. Aga igatahes see sama diskussioon sellest raamatu liigsest tehnilisusest ja nagu võib-olla ta ei olnud kirjanduslikult kõige huvitavamalt kirjutatud, tekkis siis Hello Interneti podcastis ja see tsitaat, mida siis CGP Grey oleks sinna raamatu kaanele pannud või kuidas see tema suust siis kõlas, oli umbes niimoodi, et it was okay, but I would have rather read anything else. Et see nagu, polnud nagu paha ka, aga ma oleksin parema meelega ükskõik mida lugenud. Kõige halvem nagu, see on jah, sellest halvemat tsitaati ei saa panna raamatu taha kaanele, sest et ma mäletan, et kui ma mingi, võib-olla, ma ei tea, 13-15 aastat tagasi raamatupoes nägin sellise raamatu nagu The Wasp Factory, siukest nagu uuemat väljaannet, see oli kirjanik Ian Banks, kes hiljem on tuntust kogunud ikkagi ulmekirjanikuna, aga see oli tema esikromaan, mis ei olnud nii väga ulmeline, mis oli üsnagi realistlik. Siis seal oli tagaküljel ära toodud nii ülimalt kiitvad tsitaadid kui ka täiesti maha tegevad tsitaadid, mis ütlesid umbes midagi sellist, et see ei ole kirjandus ja et see on kõnts. Huvitav valik muidugi kirjastuse poolt, ma kujutan ette, et võib-olla autor tunneks selle vastu isegi huvi, aga kirjandus, et panna nagu negatiivne arvamus. Ei, see on turundus, selles mõttes, see on äge, vaata, ma arvan, et selleks hetkeks oli ju Banks juba tunnustatud autor ja siis oli juba äge teha mingi selline edition ka. Ja niimoodi tagantvaatavalt. Ja, aga siuke leige asi nagu, et see on okei, aga samas nagu muud raamatud on võib-olla ka paremad. Et see on vist kõige jubedam võimalikest variantidest. Aga ma tahtsin teema kokkuvõtteks öelda nii palju, et me küll siin räägime sinuga vananemisest ja sellest, kuidas meil on elus erinevad tsüklid ja kuidas me üritame mõtestada ümber iseennast, oma kohta siin maailmas ja oma eesmärke. Aga vaat, kus oleks nali alles, kui pärast surma me avastaks, et vaat nüüd on käes see kõige rängem identiteedikriis. Ma ei ole enam inimene. Kuidas nüüd edasi? Ma olen nüüd kummitus. Ma olen nüüd, jah, võib-olla kummitus. Ma olen nüüd kivi ja teine osa minust on tume aine. Võib väga keeruline identiteedikriis küll olla. See võib olla palju keerulisem kui see, et ma olen doktorant ja samal ajal teen podcasti. No ma ei ole. Ma tean. Anyway. Ma tõin näite, ma ei rääkinud sinust. Tõsi, me ei rääkinud minust. Ma rääkisin sinuga sarnasest inimesest, kes on nagu, mingi kellel on veel lõpetamata doktorantuur. Jah, ma täitsa mõistan, et see võib olla palju keerulisem küsimus. Aga tead, need mõtted tekivad, need on siuksed sünnipäeva mõtted, eks ole, et see 10. sünnipäev on selline pöördepunkt kindlasti elus. Ma ei tea nüüd, kas meie saates mingi suur pööre tekib. Kindlasti on, sa ei kujuta ette ka, milline see 11. osa saab olema. Ei kujuta. Mina ka ei kujuta ette. See saade on nii nagu, ega see saade ju muutub koos meiega, eks ole, see saade on nagu natuke meie selline peegeldus, et ma ei tea, kui palju me nüüd siin nende nädalatega muutume, nende kuudega, 4 kuud, eks ole, ikkagi on mingi muutus toimunud, aga ma isegi ei tea, kui palju see on märgatav nendest saadetest. Me oleme üksteist paremini tundma õppinud. Ja ma arvan, et jutt on läinud ladusamaks ja saade on võib-olla professionaalsemalt toimetatud. Seda kindlasti ma vähemalt püüan iga kord jälle natuke paremini seda lõikamist teha nii, et kui need esimesed saated ma mõtlesin, et ma ikka püüan neid parasiid sõnu ja kordusi ja
ja liiga pikki mõttepause lühemaks lõigata ja see tekitas sellise ebaloomuliku feelingu, kus asjad kuidagi katkesid järsult ära ja ma mõtlesin, et selline nagu filmides tehakse sellist jump cut'i, et see on nagu okei antud formaadi puhul, et siis nüüd ma olen mida aeg edasi. Esiteks oli meeletult ajamahukas ja teiseks see nagu ei olnud üldse loomulik, et nüüd ma olen nagu selle kõrvale jätnud ja püüan nagu sellist võimalikult loomulikku juttu vestmist. Ja ma tundsin ikka päris suuri süümepiinu alguses, kui sa neid esimesi osi monteerisid üksi pimedas toas, keldris, kuhu ma sind kinni müürisin. Et, see müürimine oli tõesti natukene ebavajalik. No jaa, aga vaata, samas see pani sind tööle, on ju? Ja siin me nüüd oleme. 10. osa. Jah, akendel ei ole enam see on üks nendest veidratest pop-psühholoogilistest trikkidest, mida inimesed väidetavalt kasutavad reklaaminduses, et sa kordad kogu aeg ühte asja 10. osa, et siis saad inimestele meelde. Ma ei tea, kas see tegelikult ka töötab, aga tundub, et me kasutame seda meemi konstantselt. Aga teeme katset, et kirjutage meile siis nagu Gmaili popkulturistid@gmail.com või siis Facebooki lehele või Twitterisse, et viktoriini küsimus, mitmes osa meil siis nüüd täna oli? Jah, kirjutage teed. Mitmendat osa te praegu kuulasite? Mis värk on? Hästi huvitav. Auhinda ei ole. Ma ütlen kohe ära, et auhinda ei ole. Aga on ääretult suur ja lõppematu tänu kuulajatele endile lihtsalt puhtalt sellepärast, et nad meid kuulavad ja eriti suur tänu on loomulikult meie armsatele kuulajatele, kes reaalselt on pannud õla alla rahaliselt meie saate tegemisele. Ma räägin inimestest, kes on liitunud Patreonis, Patreonis meie toetajate nimekirjaga. Suur aitäh, et te endiselt tahate meiega seda teekonda kaasa käia ja väga põnev on teiega edasi minna tulevikku, kuhu mujale. Mul on tunne, et viimased 10 minutit vähemalt on saade juba täiega alla käinud. Ja saade on läbi juba ammu. Siuke tunne. Ilmselt oleks mõistlik nagu punkt panna. Õudne. Ma ütlen, see on nagu Bob Dylani muusika, vaata. Et see lugu oleks võinud ammu juba läbi olla, what the fuck nagu, aga võtad selle Metro Lyricsi lehe lahti ja siis saad aru, miks see soigumine tegelikult nagu oluline oli. Ja me oleme sinuga Dylani tasemel, on see, mis ma tahtsin öelda. Ma ei julge. Arva ära, kellele järgmine Nobel läheb. Okei, mitte järgmine, aga üle järgmine. Ootame siis oma kõnet, härrad Rootsis.